Tere jälle, meie oleme siin avalikult rääkimas erinevatel teemadel. Tere. Mõtlesime, et räägime täna õigusest või? Õigusest ka, aga äkki ma toon selle teise küsimuse, kui mul meeles on pärast. Ei, too kohe, mul tuleb meelest ära. Mis see on? Mul on paar päeva vaadanud lapsi. Ja siis mul on mõelnud, et huvitav, millal seda nuppu vajutatakse, kus me hakkame muretsema. Võtta, oled laps hetkes pidevalt, sa ei mõtle ei homse peale, ülehomse peale, kuu aja peale ja siis ühel hetkel keegi vajutab seda nuppu ja siis sa muretsed tänase pärast ja isegi eilse pärast, mis sa ütlesid, mis jäi ütlemata, kuidas sa käitusid. Et huvitav, mis east see nagu tuleb see, kui seda nuppu vajutatakse? Kas sa arvad, et see tuleb niimoodi nuppu vajutamisega? Ma arvan, et see laps õpib juba varakult muretsema päriselt. Eriti kui on selline stressirohke elu koos vanematega. Ma mäletan küll, ma olin kuskil 7, ma ikka muretsesin päris palju, et mis saab kodus, kui ma koolist koju läksin. Ma ikka väga palju mõtlesin selle peale. Ma muretsesin ka selle peale pigem siis, kui ma liiga hilja peale, et mis seal kodus saama hakkab. Aga ongi nii, aga vaata, kui see on kogu aeg sul nagu aktuaalne, eks ju. Mitte see ei ole ühekordne, vaid sa nagu tead, et kui sa teatud asju teed, on ju, siis juhtub see ja see, eks ju. Aga mul oli veel nii kaootiline see pereelu, et mitte kunagi ei teadnud, mis õhtul saab. Mitte kunagi, see oli ülla alati, on ju. Et siis see laps ikkagi õpib ära juba päris varakult. Ja siis, kui sa täiskasvanuks, siis õppisid ringi või? Ei, ma ikka muretsesin päris tükk aega. Ma arvan, ma ikka mingisugune millal ma alustasin seal oma seda arenguteekonda, 34, no ma arvan, et üks tubli 38, 39 ikkagi siis ma kuidagi suutsin lebamalt hakata võtma seda elu. Ja see muretsemine see on nagu, minu arust see on meile sisse kodeeritud. No ja siis sa ju õpid seda oma vanemate pealt ka, meie emad ju muretsevad tohutult palju ja vanaemad, ma mäletan, mu vanaema meeletult muretses kogu aeg. Kui ma juba täiskasvanud olin ja juba ammu kodust ära olin läinud, siis ta muretses selle pärast, kui ma reisile läksin. Kõige pärast muretses, ekstra kui helistab ja räägib, kuidas ma ikka nii mures on ja ma ei saa magada ka selle pärast, kuidas sinna lennukiga ikka võtlen, lennukid kukuvad alla, eks ju. Inimene ei saa magada. Ja mul üks sõber sama Hispaaniast, tal on nüüd samamoodi. Ema, ma olen 49, ikka ükskõik, ma ütles, et vahet ei ole, mida ma räägin, leiab koha, mille pärast muretseda ja siis ta kassib ja muretseb seal kogu aeg. Ja need asju ikka leiab, mille pärast muretseda. Mul vanaema oli küll selline, et ta võttis kätte, ikka helistas ja pikalt rääkis. Ma mõtlen, kui mul laps sündis, siis ta rääkis, kuidas ta muretseb minu pärast selle pärast, et ma ikka, kuidas ma selle lapsega ikka siis nüüd hakkama saan. Ikka põhjust leiab ikka, mille pärast muretseda. Aga see oli, võtta see uskumus on meil nii nagu ikkagi sees, nende jaoks on, kui sa ei muretse, siis sa ei hooli. See on ka, jah. Et see oli, kui ikkagi muretsemine oli selline püha asi teha, eks. Ja, eks see on mingis mõttes siiamaani, ma arvan. Ma ikkagi hoolin sinust, eks. Ja kui ma ei muretse, siis mul on sinust ükskõik. Ja. Osadel on see siiamaani. Kas see tuli äkki nõukaajaga siis või? Ma ei tea, nõukaajal kuidagi eriti võimendati seda teiste inimeste tähtsust ja sinu üksikisiku tühisust mingis mõttes. Võimalik, jah. Et see muretsemine. Nüüd hakkab vaikselt, ma arvan, need noored vast ei ole enam nii mures. Kuigi on, ma arvan, ka selliseid tänapäeval, kes ikkagi muretsevad selle maailma olukorra pärast ja sõja pärast, mis siin toimub ja selle Trumpi ja kogu selle jura pärast, mis siin maailmas on. Mina sellega ei ole kursis, mina ei vaata uudiseid. Vaata, ma arvan, et osasid noori ikkagi väga puudutab see, et kui peaks sõda algama, siis nemad on esirinnas seal, kes peavad minema, eks ju. Selle külle pealt. Et mõnes mõttes aru saadav, aga võib-olla ei lähe nii hullult sinna mure sisse äkki. Ma just räägin oma tütre mehest, et tema on 34, eks ju. Loomulikult ta on ka vahest räägib, et kurat, et ikka jama olukord on. Et ei ole vaata kindel see maailma värk siin on ju.
ja mul tütar rääkis, et tal on väga paljud tema sõbrannad ei taha lapsi. Et nad isegi ei taha mõelda selle peale, et nad peaksid lapsi hakkama siia ilma tooma. Et lihtsalt see on nii ebastabiilne see elu siin praegu. No selle peale, kui see on siit on nüüd üle 20 aasta tagasi, kui mul teine tütar oli tulemas, ma muretsesin ka. Sellel ajal räägiti, just ongi see pagana meedia, räägiti, ma ei tea, maailma lõpu ennustustest ja kõikidest ja siis ma arvutasin seal, et oota, kas ma nüüd tahan, poiss oli juba olemas, aga järgmistega, kas ma ikka tahan seda oota, kui vanaks ta saab üldse elada ja mis siis saab, päris hull läks. Mis siis saab, kui nüüd minuga midagi juhtub ja mingisuguseid siukse asju, siis ma olin ikkagi suht õnnetu, ma mäletan, et just tütar oli juba sündinud ja ma ütlesin, pekki, et ta saabki mingi 3 või 5 aastaseks, et rohkem elu ei näegi. Et ma... Nii tõsiselt võtsid kohe seda asja. No meedia on ikka saata. No sellel ajal oli ju see 2000, nüüd on nagu kindel mingisugune ennustus, et tuleb maailma lõpp ja eks seda tarbisid sellel ajal nii vähe, kui seda meediat oli, aga ikka kui igal pool ikkagi jõuab sinuni, eks. Ikka jõudis, jah. No sellel ajal eriti, nüüd, või mis sellel ajal eriti, nüüd vastupidi tuleb nüüd seda... räägitakse sellest 5G maailmast ja et nüüd on alles eile mingi uus arvamusavaldaja, keegi naisterahvas, ma mäletan, mis ta nimi oli. Täiesti uus nägu jälle. Rääkis, kuidas me oleme kõik, ainult 1% on praegu siin, mis on muutunud, et te veel ei kujuta ette, mis meid ees ootab siin maailmas, et olge valmis, te kaotate kõik. Nii äge kuulata sellist ma mõtlen, et huvitav, et kui ma olen valmis, et ma kaotan kõik, milleks ma siis valmis pean olema? See, et ikka midagi väga hirmsat hakkab juhtuma, aga sellist asja räägib nagu ala mingi selline 25-26 aastane noor naine, eks ju. No what the fuck, mis siin toimub? Rääkige mulle palun nagu. Ütle mulle, kus sa võtad selle info? Mis asi see on nagu, mida te teete nagu, miks? Mille kuradi pärast te teete seda? Just nimelt on ja ma mõtlen, et aga mis on selle sõnumi eesmärk nagu, et milleks seda hirmu külvata siin? Et see on ja loomulikult siis mõni hakkabki muretsema homse päeva pärast. Siis ei saagi elada ju oma elu. Peadki mures olema kogu aeg. Ainult, et jube nõme, kui ikkagi nagu ka 10 aasta pärast seda maailma lõppu ei tule ja kõik on sama. Suur pettumus tuleb siis. Äkki ei mõelda selle peale. Ja võtta ka see õigusest, eks ju, et sellised tegelased, kes sellist asja maailma lõppu siin kuulutavad, nendel on ka hästi oluline, et nad oleksid õiged, eks. Vaata, mina tean. Tõesta mulle, et sa tead. Kus see teadmine tuleb sul, ütle. Näita mulle, kes ütles? Või näita mulle, et sa näed midagi, kuidas, No lõppkokkuvõttes, kui ka keegi teaks, mida sa siis nii väga siin teha saad? Või mida sa siis siin muudad? Lähed metsa elama või? Ja siis lähed metsa elama, ja siis metsas ongi tore loodus. Ma ei tea, 10 liitrit vett endale koju või palju sa seda siis? Või ostad vetsupaberit koju endale? Nendel on oluline, et neile, et kõik inimesed kuulaksid neid, ütleksid, jah, ma olen sinuga nõus, jube ja siis ta saab nautida seda, et tal on õigus. Jah, aga ma ei tea, mis selle eesmärk võiks olla. Ma ei tea, nendel on vaja endale vist seda kinnitust pigem, et ma ise endale kogu aeg nagu kinnitan seda, et mul on õigus, see annab nagu mingi rahu nendele vist. Aga samas ma arvan, et nad ikkagi väga kahtlevad selles õiguses ise ka, kui nad seda peavad kogu aeg kinnitama endale. Kinnitama, ja veel sealt mingisugust tagasisidet veel, just see on veel eriti oluline tõenäoliselt, et hakataks nüüd jälgima ja oi, räägi veel. Et nagu siis saab tõsta ennast läbi selle või... millekski on see nagu vajalik. Et mul on ka, et ma postitan sinna enda lehele neid oma mõtteavaldusi, eks ju, oma neid kogemusi, oma arvamusi siis, eks ju. Ma ei eelda seda, et inimesed peavad 100% minuga nõus olema.
noh, mind nagu väga, mul ei ole ka selle vastu midagi, keegi kirjutab, jah, ma olen nõus sinuga. Samas ma ei oota seda, et minuga ollakse nõus. Noh, see ei anna mul midagi, noh. Ole või ära ole, eks ju, aga siis mõnel on veel vaja eraldi veel rääkida üle see mõte nagu enda jaoks, et vaata, et mina näen ikkagi seda veel niimoodi, eks ju, ja see ikka ei ole päris õige, mida sina siin räägid, eks. No nii oluline, eks ju, milleks? Et väga, väga huvitavad on inimesed selles osas. Et noh, kõigil meil on mingil määral õigus ja ma arvan, et mitte keegi pole 100% õige. Noh, see ei saa olla niimoodi, et kõigil on 100% õigus. Igal ühel on oma reaalsus siin, igal ühel on oma kogemused siin ja täpselt oma kogemuste ja võimete tasandil on kõigil mingil määral õigus. Yeah. No mis see mulle annab, kui kogu maailm on minuga nõus? Igavaks läheb, see on nagu eelmine kord rääkima, siis satud paradiisi, kus tahaks ära. Jah. Kellegagi enam lahkarvamust ei ole. No, enne me rääkisime nendest suhete värkidest, eks ju, et seal kaklevad vanemad on ju, ja siis need lapsed on seal vahel, eks. Kellel on rohkem õigus on ju? Lihtsalt mingi siukse. Lihtsalt põhimõtte pärast on ju. Aga ei mõelda selle peale, et päriselt see vaene laps on seal ja tema ei saa valida ju. Tema jaoks on mõlemad vanemad on õiged. Ja. On ju. Ja samas ta ju laps saab aru, et siin toimub mingi jama. No, ja mina pean siis olema see vahendaja seal, eks ju. Või siis seal vahel nendel. Tunneb ennast halvasti ja siis võtab veel võib-olla ja veel süü ka veel endale. No ja siis sa küsid, kust tuleb muretsemine. Kui vanematel on selline suhe, et nad ei saa omavahel normaalselt läbi, nad ainult nagu panevad üksteisele ära ja seal vahel on see laps. Loomulikult see laps ju muretseb oma vanemate pärast. On ju nii? Jah. Et see on päris karm värk ikka. Kui ta siin täiskasvanud inimesed ei suuda täiskasvanuks saada. Ja saad selle õiguse kätte, oled jätnud suure pahmaka traumat või mingi... Ei no seal on veel see asi, et ega seda õigust kunagi ju ei saabugi, sellepärast, et alati sa leiad jälle mingi asja, mida sa pead jälle tõestama, et mul on õigus. No sest järgi ju küll ei saa anda. Mitte, no grammi võrtki ei saa ju nagu... See pall peab olema seal teise väravas kogu aeg. Ja. Et no see on niisugune põhimõtteline asi, eks ju. Aga seda on jah, hästi nagu hullu võõra palju ikkagi. Ja siis on niisugune pime viha tekib neil seal oma vahel. Nad ei saa aru, et lapsel on nagu väga, väga halb. Ja siis, kui see laps läheb, ma ei tea, kooli näiteks on ju, ja teda hakatakse kiusama. Ei tea küll, miks. Jaa. See laps on kogu aeg ellujäämisrežiimil. Ta nagu energia läheb kogu aeg oma vanematele, sellepärast muretsemisele, et kuidas need kaks seal oma vahel nagu hakkama saavad, on ju. Ta ei saagi nagu seal koolis olla enesekindel. Jah, see, eks teine külg ongi sealt, miks ta ei saa see olla, et on ju ka see, et kui kaks, kes peaksid õiged olema, vaidlevad, et puudub see koht, et mingi seisukoha võtmise koht nagu see tekitab nagu pigem palju segadust. Et... Absoluutselt, lapse sees ongi segadus. Ega siis samamoodi nagu sa ju kiirgad seda välja, lapsed samamoodi lähevad kooli ja kiirgavad välja seda ebakindlust. Ja ebakindlaid lapsi tavaliselt kiusatakse. Või siis nad kiusavad ise. Või on teine variant, et nad hakkavad ise kiusama. Igatahes mingi probleem tekib seal küll, on ju. Ja siis lapsevanemad imestavad, et mis mu lapsel viga on. Ja. Minu laps on probleemne. No kõik saab ikkagi nagu alguse ju kodust. Just. Ja seda ma isegi rääkisin, jah, kunagi üks ka, ma olen vist varem rääkinud, jah, et sõimas õpetajad, et õpetajad ei kasvata tema last, et... Õpetaja kohustus ei ole kasvatada nende lapsi, eks ju. Õpetada nende lapsi pigem. Aga noh, jah, ega see koolisüsteemis on ka muidugi, meil on päris suured siuksed probleemid, ega seal nende õpetajatega ka on. Aga sellest me siis nagu välja ei saa, et tulevased põlved
lõpetaksid muretsemise või? No see on iseendaga töö päriselt, on ju. Nojah. Inimene peab ise sinna jõudma, et kui see muretsemine siis praegu aitab mind või? Ja ma mõtlen, et pigem nagu seda poolt, et nojah, kes tahab, see leiab ikka selle koha, aga ma mõtlen, et kuidagi äkki õnnestuks lapsi juba kasvatada eos niimoodi. No siis peavad olema vanemad teadlikud ju, hästi teadlikult, et nad kasvatavadki oma lapsi nii, et nad ei peaks muretsema, et need lapsed saaksid olla lapsed. Aga kui 2 lapsevanemad lähevad lahku ükskõik millisel põhjusel ja seal hakkab lihtsalt üks ärapanemine üksteisele, no siis ei ole tegemist teadlike vanematega. Siis on ikka tegemist vägagi ise väga lapsemeelsete vanematega, kes ei ole veel täiskasvanuks saanud. See on... Jah, sa tegid üks päev selle postituse ka see, kuidas suguvõsa mustri muut, ma loodan, et ma olen hästi ma loodan, et ma olen hästi suur tsükli muutja. Ma arvan, et kõik inimesed, kes tegelevad iseendaga vähemal või suuremal määral, on mingil määral tsüklimurdjad, on ju. Nüüd, vaata, kui sul on lapsed, siis sa saad ju ära teha nii palju, kui sinust oleneb, on ju. Sinu liini asjad saad sa ära teha. Sa ei saa teha selle teise vanema poolse asju. No, jah, ei, seda muidugi. Sest alati on ju, lapsel on 2 vanemat, aga anna endast parim, et vähemalt sinu enda asjad saaks nagu tehtud. Et sa ei saa ära võtta selle lapse kogemust ju, mis tuleb sealt teiselt poolt, eks. Kuigi see võib ka valus olla ja tihtipeale ongi. Sa ei saa vastutada ju selle eest, mis sealt tuleb. Aga vähemalt, et sul endal on tunne, et mina endast olen andnud parim. Ja teine asi on see, et lapsest ikkagi kasvab teadlikum laps. Ja kui tal on juba üks lapsevanem, kes ennast tervendab, siis tal on juba tohutu ressurss selja taga. Ja ta tuleb selle teise liini looga ja sealt tulenevate raskustega palju paremini toime, sest tal on juba üks vanem, kes endaga tegeleb, eks ju. Et see ükskõik, ega see ei tähenda seda, et sa pead nüüd kõik asjad, kõik traumad Ainult seda ei saa ju niikuinii. See ei ole ju, jah. Aga vähemalt, et sa saad teadlikuks, sa arendad ennast, sa kasvad, sa saad küpseks täiskasvanuks. No see on see kõige parem koht, kuhu jõuda päriselt. Ja päeva lõpuks ongi meil kõige olulisem on see, kui me ühel hetkel hakkame ära surema, et meil oleksid head suhtud oma lastega. Absoluutselt. See on üks olulisemaid asju inimestel. See on... Et rahus ära minna, vähemalt ma olen nii palju teinud, et mul on head suhtud oma lastega ja oma lastega. See on 2 otsaga siukene. See on liiga hea, siis lapsed muutuvad kurvaks. Vanem ära läheb. Aga vaata, kui vanem, kui sa ei ole nagu liiga hea, siis äkki lastel väga kahju ei ole. See huvitav mõttekäik sul. Et hakkaks teadlikult nagu halvasti käituma, et siis nendel ei oleks nii kahju. See on äkki see tasakaalu koht, et peaks olema nagu siuke. Ma arvan ikkagi vastupidi, et kui sul on nagu hea suhe, sul on kõik asjad öeldud, mis on vaja öelda, sul on enam-vähem kõik asjad tehtud, mis on vaja teha. Ja sa saad ära minna rahuliku südamega, siis su lapsed võtavad ka seda normaalselt, sest tavaliselt siis need inimesed surevad ka vanadusse ja see on üsna loomulik surm. Lihtsalt asjade loomulik käik. Ma arvan ka ikka niipidi on ikka parem. Ja siis saavad ka need lapsed sinuga nagu rahus sind teele saata. Ja kui muidugi on kurb, peabki olema. Ja kui tulebki see kurbuse hetk lapsel, siis saab vähemalt teeb tuju heaks selle, siis mõtleb, mis vanem head tegi tal. Jaa, muidugi. Siis peaks nalja ka tegema, et siis mulle, see on... Jaa, siuke terve huumor on elus väga oluline. Et mingites olukordades siis tuleb mõelda, et jah, isa tegi siukse nalja sellel ajal, siis jääb tuju ja... Nad nagu mäletavad sind ja sooja südamega, eks ju. See on nii ilus.
ja leinama peabki, see on normaalne. Jah, seda ka. Päriselt, see nagu ja ongi normaalne, kui sul on kahju sellest, et su vanem nagu läheb ja mina jään siia. No aga räägime natuke sellest leinamine. Kui kaua peab leinama? No öeldaks, et sõltuvalt mida sa leinad, ega siis me leina ainult ju surnud inimesi, eks ju. Me leiname ju kõike, me leiname, kui me näiteks lahku läheme. Ka see on lein, eks ju. No ma mõtlen pigem kui me kaotame midagi, kui me kaotame näiteks töökoha, ka see on lein, eks. Aga kui me nüüd sellest surmast räägime, eks ju, et kui sureb keegi, siis leinal on erinevad etapid, mida tuleks läbida, eks ju. Ja siis need etapid seal niimoodi varieeruvad, on ju, et seal on see kurbus, siis on viha, kõigepealt on eitus, on ju. Siis tuleb see kurbus, viha, eks ju, need kõik on nagu segamini vahepeal, eks ju, et sa pead kõik need etapid läbima, kuni lõpuks siis tuleb see leppimine, eks ju, et need on läinud, on ju. Et see on sõltub, kuni 4 aastat võib kesta. Võib-olla ma jälle kordan ennast, aga ma ikkagi mõtlen seda siin paari aasta tagust matust, siis minul käis see küll kuidagi selles suhtes lihtsamalt, et muidugi oli kurb kahju, aga ma kuidagi leppisin sellega, et ma ei olnud siis isekas või. Ma mõtlesin, et kui see oli inimene sai oma mure nii-öelda kaelast ära, sai see ühele poole, siis kuidagi tekkis, et kas ta siis oleks pidanud minu või kellegi teise pärast nagu kannatama ja siis... No ma räägin, et ega seda leina on erinevat, eks see sõltub sellest, kui lähedane inimene ära sureb enne. No, ma olen täiesti kindel, et on vaks vahet, kui sureb ära näiteks haiguses sinu ema või isa või siis sureb sinu laps. On ju. Ja mis vanuses nad surevad, see on ka ju. Tavaliselt lapse surm on ikkagi väga hull. See on juba see seadus on selline, et päriselt võiks ikkagi vanemad minna enne lapsi. No ikka loogiline. Ja see on üsna loomulik, et vanemad justkui surevad juba varem, on ju. Et ongi erinev. Mul on täitsa üks tuttav sõbranna isegi, kes leinas 20 aastat oma meest näiteks. Et see on see leina kinni jäämine ka juba, eks ju. Et sa ei suuda sealt enam välja tulla. Kõige olulisem on see, et sa teed need etapid läbi ja siis ühel hetkel lased minna. No see ei pruugi 4 aastat kesta, see sõltub, on ju, täiesti. Ma arvan, et see sõltub ka sellest, kui teadlik sa ikkagi oled ja kui palju sa oled ise endaga tööd teinud. Ja nii. Et sa lubad tunda oma kõiki tundeid ja tõesti leinadki ja ei tee seda valeks kuidagi. No jah, ei mul tuli midagi, aga siis läks juba ära. Just see tekkis. No mõni ju leinab oma näiteks töökohta, eks ju. Koondatakse ja siis tuleb see. Et kui sa hakkad nagu kõike siin elus võtma lihtsalt kui kogemust, on ju. Ja üks asi lõpeb ära, teine algab. Ma arvan, et see tuligi meil. Ma arvan, et seal taga on ikkagi päris palju ka seda pigem seda hirmu muutuste ees. Jah, just. Et olgu see siis töökoht lõpeb või mis nüüd saab appikene, kus ma nüüd tööl hakkan käima või siis lähedane inimene, kellega sa oled nagu harjunud, et ta on sul elus olemas ja nüüd järsku ei ole enam mitte kunagi, kellega nagu, ma ei tea, mingit muret lahendada, kellega mingeid asju, mida oled harjunud koos tegema, nüüd järsku pead hakkama teistmoodi tegema. Just. Et seal on äkki seda ka isegi päris palju sees. Kindlasti. No siis jõudsime õigusest leinani. Huvitavad, meil ikka need vestlused lähevad huvitavad radapidi alati. Jah. No sellepärast ma mõtlesingi, et paneme ka tööle, kui vaatame, mis tuleb, küll tuleb midagi. Jah. Nii.
Kas see õigus oligi see teine teema, millest me pidime rääkima? Nojah, et see, et inimestel on oluline see, et nendel on kõiges õigus. Ja mulle meeldib küll nagu mõelda niiviisi, et ma annan võimaluse kõigele. Et ükskõik mida ma kuulan, võib-olla ma ei pruugi nagu kohe hetkel sellega nõus olla, aga ma nagu kaalun variante, et aga mis siis kui. Jah, just. Et see on kuidagi siuke avatud olemine. Ikkagi ma arvan, et see enne kõike see väljendub inimese hästi madal või suht madal enesehinnang, kes seda õigust taga ajab. Ikka, sest kellele nad seda tõestavad siis? Iseendale ju. Just, et... Aga nad ei tõesta seda kunagi ära, iseendale ka. Sellepärast neil on vaja, nad on suht siuksed konfliktsed inimesed ka. Igal pool nad näevad seda, kuidas keegi on vale. Igal pool nad näevad seda, et süsteemid on valed, eks ju, ametnikud on valed, kõik teevad liiga neil. On sellised ju enamasti. Ja liikluses käituvad, mulle just kohe seostus see, et ikka see liiklusraev oli minul ikka. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kurat küll ikka, no kuidas sa niimoodi sõidad? Et oleks tahtnud nagu õpetama minna, siis täna aega, et ma sõidan, siis ma mõtlen selle peale, siis tuleb naer tuleb peale. Ei, muidugi Alar, kõik peab käima nii, nagu sina õigeks pead. Päike paistab, kui sulle meeldib. Juht sõidab vasakus reas, kui sulle meeldib. Kui sulle ei meeldi, siis ta peaks sinu mõtteid lugema ja paremasse ritta võtma. No jaa, aga siis on veel see äärmus, et ikka midagi valesti. Päike küll paistab sealt, kus sulle meeldib, aga ikka kuradi kuuman on ju. Võiks natukene vähem nagu kuumutada. Siis päike paistab, aga kurat tuul on külm. Jah, no ikka midagi leiab ikka, mis on valesti, eks ju. Et siis saaks jälle nagu tõestada seda, kuidas. Jah, see tuleb ka see sama liiklusraevust, et miks sa seal sõidad või siis, ei no mis sa nüüd siis siia keerasid, oleks siis võinud seal reas edasi sõita. Jah, just. Et päris äge. Pidevalt oleks ikka tegemist, on ju. Tekiks kordagi nagu, mulli sinna vahele. Saaks nagu vihane olla kogu aeg või millegi. Saaks kogu aeg ikka öelda, kuidas teised elavad halvasti ja valesti. Mul oli, kui kuuleb, siis kuuleb. Mul oli töö juures oli ka, et tulin hommikul tööle ja siis 2 inimest istusid seal ja 3 oli üldse eemal. Ja siis ma olin ka, tohat, mis kell te juba tööle tulite? Ja siis 3 eemalt tuli marssis ligi. Ei no, sul on alati küsimusi, kes millal tööle tuleb. Et ma olen ennegi märganud, et teie firma mehi huvitab, millal keegi tööle tuleb. Ja siis ma mõtlesin, huvitavad, ma isegi näinud sind, ma nagu ei esitanud sulle seda küsimust, et sa tegid selle probleemi enda omaks, et siis mulle midagi halvasti öelda. Et no jah, siis. No, probleeme leiab alati. Isegi kui probleemi ei ole, siis me saame selle kohe tekitada. Täiesti tüüa koha pealt. Et see ei ole üldse probleem, et probleemi ei ole. Väga raske on elada niimoodi, ei ole. No ei ole ju. Ta ei mõtle selle peale, et see võib raske olla. Välja teed, ta arvab, et kui seda ei ole, siis pole üldse nagu huvitav. Siis kuidagi elu muutub tuimaks mõttetu. Aga nendel, kes niimoodi teevad, nendel on ka siis mingi siuke sarnane see õigus või vale või ega seal on ainult polaarsus, seda on ju õige, vale, hea, halb, must, valge. Mingid siuksed hallimaid toone või siuksed vahepealsed toon. See on nagu siuke, kas siis nagu... Ja põhimõtteliselt ega see mõte liigub ikka sinna suunda, et ainult mina olen see õige ja valge, eks ju. Teised on need mustad ja patused ikka tavaliselt. Ja mina tean täpselt, kuidas peab elama. Hoida võib-olla selle hoiakuga ka hoida nagu mingisugust müüri, et keegi ei pääseks nagu ligi. Et ma igaks juhuks arvan midagi, siis teatakse kõik, et ma midagi arvan ja siis ei tulda nagu, ma ei tea, kardetakse, ma ei tea. Jah, mis iganes. Inimesed on huvitavad. Võt nii. Kõik juba või? Rohkem räägige või? Räägime edasi, millest me räägime? No nüüd on sinu kord. Ja minu kord. Mina olengi siin kogu aeg rääkida. No, ärme siis räägi. Las ta siis olla seekord selline. Las jah. Järgmine nädal on kindlasti
teised tuuled puhuvad, ma käin sa käid harin ennast huvitavas kohas vahepeal. Jaa, see saab põnev olema. No siis sul on palju rääkida. Loodetavasti. Ma panen selle taotlusesse. Pane. Okay. Mul oleks palju rääkida. Okay. Aga vahepeal võite anda meile ka vihjeid, mis huvitab. Et muidu me lobame siin niisama. Meil on muidu ka mõnus lobiseda oma vahel, aga võib-olla see huvitab ainult meid. Aga ma ei tea, võib-olla mingi peaks tegema sellise. Täiesti loba. Kas paneme täiesti loba, vaatame. Ikka inimesi huvitab, et huvitav, millest nad mõtlevad, millest nad räägivad kaamerad. Ja siis vahepeal, ma ei saa mitte millestki aru, millest nad räägivad. Ja, mõnimaal veel poole pealt siis võtavad. Jaa, okei. Kuidas töö läks? Just. Aga tšau praegu. Näeme jälle.